tere hommikust, on aeg ärgata. Ma ärkasin täna ja mõtlesin, et mis täna oleks üks päev YouTuber ja blogger olla. Kell 5:46 hommikul. Mul võiks vist vabalt mingi hullu diagnoosi peale panna, sest ma olen veits segi. Päikest küll ei paista, aga ilm on päris kena jalgrattaga tööle minemiseks. Kus on päike? Suvi, kus sa oled läinud? Aga ma panen ennast valmis, teen need patsid lahti, joon tassi kohvi ja siis juba tööle. Nii et mina olen Keili ja see on üks päev minuga. Enne patside lahti tegemist. Reaalsus peale patside lahti tegemist kohe. See oleks lammas. Ja ma olen valmis. Ei, Keili, ei. Just nii. Kuna on tegelikult päris soodne ilm rattaga tööle minemiseks, siis nii ma teengi. Lifti kasutame mitte contenti päevadel. Siin mu nunnuke ongi, aga tahab hooldust. Nii et täna sõidame tööle hoopis sellega. Tegelikult hoopis selle 2009. aasta iludusega, kes on juba korralikult teeninud. Nii et porilauda hoitakse kinni kinkepaelaga. Esimesest käigust 4. töötavad või 2 käiku töötavad. Iseenesest pill on korralik, viib punktist A punkti B, nii et nurisema ei peaks. Lisaks koduvõtmetele on kaasas muidugi sellised võtmed, et saaks siis ette reguleerida. Ma ei suutnud seda kruvi kinni keerata, nii et peab ennast kokku võtma ja selle välja jääma. No nii, 3, 2, 1 ja minek. See sadulasaaga läks natuke pikaks, nii et ma jään suure tõenäosusega paar minutit hiljaks. Loodan, et see uus YouTuberi karjäär ei saa siis praegusele saatuslikuks. No nii, sõiduvahend on pargitud, lukus ja näeme juba varsti. Kas te olete kunagi näinud, et naiste riietusruumis konteineris on pissuaarid? Kas ma olen vales riietusruumis või siin ettevõttes on tõesti mõeldud nendele väikestele tai tšikkidele, kes võib-olla ei olegi tšikid. Ja ongi päev kirjas. Ja need tennised on nii tolmused. Peab täna nendega midagi tegema. Siin mu muška ongi. Panin talle hommikul nii suure luku peale, et seda ei ole ratta külge kuhugi kinnitada, et pean selle terve asja lihtsalt kotti panema. Ja see ratas tahab hooldust. Ma ei tea, mida teha. Kokku ma ta panin kuidagi, veid sain abi ka, aga see tagumine pidur krigiseb nagu mingi vana roost ja lauda uks reaalselt. Aga mis me ikka lobiseme, aeg on koju minna. Kuna ma mingi jammimutt ei ole, siis alati kojuminek jalgrattaga on kõvasti pikem kui tööle tulek hommikul 7. Nii, sest et miks minna otse, kui saab ringiga? Ja mis toimub? 1. augusti nädal ja lehed on juba kollased. Kas meie korteriühistusse on mingi Dwayne Johnson kolinud või on siin lihtsalt mingid mestlased liikvel?
prügiruumi võtmed jäid maha, nii et tuli uks lahti lihtsalt murda kuidagi. Aga positiivsemal noodil jätkates siis päike on välja tulnud. Aga ma ostsin omale päevalille. Nii et minu jaoks alati päike paistab. Vahet pole, kui pilvine väljas on. Tavaliselt ma sõidan tööle kuskil 6 kilomeetrit ja tagasi 7,5 kuni 9 kilomeetrit. Olenevalt, kus ma läbi sõidan. Aga loodetavasti ikka me päike paistab, nii et saab rattaga tööle minna. Kõht on tegelikult täiega tühi, nii et vaatame, mis kapis on ja mis me siia saame. Kuidas kutsutakse noormeest, kes teeb nalja selle üle, et naise koht on just köögis? Vallaline! Visuaalselt näeb valik välja siis selline. A few moments later. Nonii, toorainet on käsitletud. Pataat läheb kuumaõhu fritüüri. Sellest saab siin salat. Need aurutame ära, need praeme ära. Ja nii ongi. Kuumaõhu fritüüri lisasin pataadi, natukese oliiviõli, roosa Himaalaja soola ja rosmariiniga. Ja siin on valmis produkt. Söök on valmis. Nämä. Kõht on nüüd nii täis, et ma lähen jalutama. Mul on mingi ting, et kui ma alati jalutan, mu lõppsihtpunkt peab olema kuskil veekogu ääres. Soomes on see iseenesest lihtne. Iga 100 ruutkilomeetri kohta on umbes 40 järve. See on küll lomp, aga siiski veekogu. Millal mina saan? Tahan. Issand, kui nunnud. Aike perekond. Kõik poevad peitu. Hirmuäratav eestlanna on siin ja kiigi ääres. No nii, järgmine loom tabatud. Näe, vaata, Janes. Nagu, mis asjad need on? See meenutab juba sügist ju. Suvi ära mine veel. Nagu nii mõnus on jalutamas käia. Õhk on värske, pea on selge. Ammutan siin värsket energiat, kuulan podcast'e ja see on mõnus aeg endale. Nii mõnna. Hola, amigos, ¿qué pasa? On teil mõnus õhtupoolik? Kas võib ehk ühineda? Vaikimine nõusolek või? Olgu, ma ei sega teid enam. Tšau! Keegi ütle tšau vastu, tavai ma räägin endaga. Nõgeste vahelt leiab vaarikaid ka. Nice! Siin on siis üks toidupoe hool, kui see oleks ting.
Kombutša ja chill saunaõhtuks. Redised, kalamaksaõli tabletid, idud, paprika, orgaaniline kookosõli, sibul ja siis temper. Homme tahaks mingit pudapooli proovida sellega. Ma ei ole kunagi proovinud, nii et tuleb huvitav maitse elamus. Täna öösel ma ei maga. Teen siis, vaatan sissejuhatava mooduli ära kõrge proteiinisisaldusega dieetidele, mis siis räägib Atkinsi ja Primal dieedist. Teiseks, kuidas veregrupp on seotud bioloogilise eripäraga ja siis diski personaaltüübid ja stiilid. Tuleb huvitav! Kell on 11.11 õhtul ja tõmbame sellele päevale joone alla. Selline oli minu päev YouTuberina. Ja kui sulle see video meeldis, siis näita toetust. Pane like, subscribe ja kirjuta midagi ilusat. Aga praeguseks, tšauki!